nii, täna on siis see päev, kus langesid kokku 3 kihvti asjaolu, ehk siis mul said kodus otsa seemnikud, kohe räägin, kes ja mis see on. Siis oli soodne elektrihind ja saatis mulle üks hea kuulaja, vaataja, jälgija ühe kirjakese, kus ta viitas ühele postitusele, kus ka haibiti ja mitte üldse pahas mõttes, vaid heas mõttes seda seemnikut, aga selle pildi peal, kurat, küll ta oli ikka ilus. No selles mõttes ilus, et kui sükene hele ja kõik terad nagu näha, kõik seemnekesed nagu high definitionis. Mõtlesin, et okei, et milles nagu see point, et minu oma sükene nagu pruun tuleb. Ja teistel ka, kes on seda minu retsepti järgi teinud, ehk siis leiad minu raamatust Supertervis supertoidust. Näed, siin täitsa retsept sees. Ja see on nüüd see minu tehtud seemnik, nagu sa näed, siuke kaunis pruun. Muide, tänusõnad Kristel Johansonile, kes mulle seda retsepti tutvustas nii umbes aasta eest ja seemnik siis vaieldamatult sai meie kodus selliseks toidupalaks number 1. Üks põnev lugu ka veel siia juurde, et meil käimas siis selline pärmseene kuur, ehk siis vastupidi, me nagu proovime pärmseentest lahti saada, kehapuhastuskuur, ja meil on seal oma Facebooki siukene chatigrupp ja siis üks uus tulnukukene, kes polnud üheski meie toidulaagris kunagi käinud, küsis, et mis teil seal menüüs seemnikuruut tähendab. Oi, ma kohe tundsin, kuidas terve see grupp siises siukese mõnusa, mis mõttes, sa ei tea, mis on seemnik. ja tutvustasime talle siis ka. Aga jaa, tõepoolest, et meil on ta sõna otseses mõttes valik number 1, kuna me ei söö leiba, me ei söö ühtegi jahutoodet juba tükimata aega. Mitte sellepärast, et meil on gluteenitalumatus, vaid sellepärast, et me lihtsalt ei söö jahu. Ja selle seemniku põhiretseptis on küll soovitus panna speltajahu natuke sisse, aga mina olen nüüd katsetanud erinevate versioonidega. On olnud kiikerhernejahu, on olnud kastanijahu, fantastiliselt muide siukse mõnusa suure valgusisalduse ja oma siukse magususega. Ja nüüd hiljuti sattus mulle kätte topinambur ehk siis maapirnijahu, mis on hästi siuke inuliinirikas ja mis tal veel on head, on see, et ta on ka hästi loomuliku magususega, et siuke hästi mõnus komponent siia seemniku sisse. Aga ma paari sõnaga siis nii kaua, kui ma avan seda seemnikut siit, ehk siis challenge seisneb selles, et ta on enne ahju minekut selline kirju, ilus, kõik terad on näha, kõik on siukene nagu high definition, eks ole. Aga käib ahjust läbi, läheb kõik ühtlaselt pruuniks. Aga paar sõna siis siia selle seemniku jutu juurde. Nii kaua, kui ma need korrapärased ruudud lõikan, ma siin mehe käest saingi üks päev sellise komplimendi, et su seemnik on nii täiusliku maitsega. Aga oleks ta veel täiusliku kujuga, sest minule meeldis murda, kui ta ahjust tuli, siis teha sellised korrapäratud palakesed. Aga Helle, kes on meie laagrite lahutamatu osa, ehk siis kokk, kes meil fantastilisi sööke teeb, Helle tegi alati sellised ideaalsed ruudud. No ühesõnaga, võtsin Helle metoodika, enda retsepti jätsin samaks, ehk mis on minu retsepti, mis tähendab minu retsept? Minu retsept tähendab seda, et siin on šiiat lihtsalt 3 korda rohkem kui selles originaalis. Ja paar nippi siis, et mina hoian seda taigent üleöö. Miks? Üks päev oli meil laager ja inimesed küsivad, et kuule, et nagu kõhus on gaasid, mitte nüüd kõik, aga osadel inimestel. Küsin, et palju te seemnikuid sõite, sest ma nägin, et kaus on tühi. Ja siis hakkasin mõtlema lektiinid. Asja nimi on lektiinid ja kui sa tea, kes on lektiinid, jälle sa siit raamatust leiad selle info ilusasti ülesse. Ehk siis kõik sellised terad ja igasugused seemned ja kõik, mis siia selle seemniku sisse käib, tegelikult on väga lektiinirikas ja need on siuksed ained, mis tegelikult on antitoitained ja meie keha neid ei taha nagu hästi seedida. Sealt tuleb ka see sama gluteenitalumatus. Aga kui me leotame piisavat aega, siis need samad antitoitained lagunevad ära. Ja mis juhtub? Juhtub see, et toitaine on meile kättesaadav. Siit moraal, et mina seda
taigend, hoian siis üle öö külmkapis ja teen teda siis nii-öelda järgmisel päeval. Okei, aga nüüd on siis tema kord minna ahju ja vaatame, kas ma saan selle ideaalse high definition heleda ja iga tera nähtava seemniku sealt ahjust pärast kätte. No nii, esimene plaaditäis, pruun, mis pruun. Seemned on küll ilusti näha, aga seda imelist Instagrami pilti ei tule. No nii, katse number 2, muutsin natuke temperatuuri, aga oli selle võrra ahjus kauem. No ikka ei ole seda Instagrami helerohelist värvi nendel kõrvitsaseemnetel. Vaatame järgmist. No nii, see asi on nüüd sinna selle Instagrami pildi poole, aga minu jaoks natuke nätske, ehk siis mina olen siukese rohkem krõbediku selle armastaja, aga jah, näed, saab küll Instagrami seemniku kätte täitsa kõik eraldi, aga minu jaoks toores. Tahan krõbedamat. Nii et vali see, millist sina soovid teha. Mina soovitan leiva asemel süüa seda valgurikast ja kiudainete rohket varianti. Seega head isu ja edu teile. No see on nüüd põhimõtteliselt see ideaali lähedane, et on seda Instagrami rohelisust ja seemne siukest full HD-d ja krõbe ka nii nagu mulle maitseb, nii et see on ideaalne seemnik. Tee järgi.